Pauro kivimaja on kestev, soojapidav, tugev ja vaikne. Kui maja, siis kivimaja. Kui kivimaja, siis Paurok. Tere! Jätkame Pauroki podcastide sarjaga pealkirja all uus kodu loomulikult Paurokist. Ja täna on meil siis kolmas jutuajamine, kolmas saade sellest sarjast ning lühikese tagasivaatena juba eelmistele lugudele, eelmistele saadetele, siis esimeses saates andsime ülevaate kodu eelarvest ja võimalikest valikutest. Teises saates arutasime projekteerimisega, ehitusloaga ja kasutusloaga seotud küsimusi ja täna oleme siis nii kaugel, et hakkame rääkima konkreetsest ehitamisest, täpsemalt siis plokkseina ehitusest. Nii nagu ikka alustame siis tutvustusringiga, võtame siit vasakult käed, Mikk Mänd, Tallinna ehituskool, sinu suhe nüüd Paurokiga. Tervist kõigile kõigepealt, et jah, Tallinna ehituskoolis siis erialaõpetaja nüüdseks 4 aastat, aga Pauroki suhe on oluliselt pikem. Ise tegev ehitajana, müürimehena olen esimese Paurokist, tol ajal siis Aerokist maja ladunud aastal 2005 ja kokku ma arvan selline 25 eramut kindlasti, alates siis 200-sest klassikplokist lõpetades 500-se ekotermiga ja kõik sinna juurde kuuluvaga. Et päris ninapidi juures olnud, käsi soojas. Väga hea, tugev taustal Karl Viirmann, Paurok. Tervist siis ka minu poolt, et Paurokis siis nüüd juba 6 aastat, enne seda natukene tegelenud ka elementmajadega, nii et kokku seinaehituse juures olnud natukene üle 10 aasta. Ja tootekonsultandina siis nõustan ja koolitan kliente, kes meil on erakliendid ja siis ka ehitajad, projekteerijad ja edasimüüjad. Ja viimane kolmas mees laua taga siis Indrek Jaaska, Jämera. Nii, minu kokkupuude Paurokiga on kuskil ka 15 aastat. Olen ehitanud eramuid, paigaldanud ka paneele, seinapaneele, laepaneele. Kõike algusest kuni lõpuni peale? Algusest lõpuni, vundamendist kuni katuslaeni välja. No seal on, kui sa lubad ennast natuke parandada, see pole enam kokkupuude, see on suhe juba. See läheb natukene tõsisemaks. Aga üks selline võib-olla minust hästi põhja panev küsimus Paurok plokkidest maja ehitamisel, kas soojustada või mitte? Kes hakkame, Karl, võib-olla sinust? Eks kõik oleneb muidugi kliendi enda soovidest, et meil on olemas nii selline variant, kus siis eramuid eraldi soojustama ei pea, ehk siis Ecoterm pluss 500 ja 375 plokid ja lisaks siis üldehitusplokid, mida täiendavalt peaks soojustama, siis moodustuks tervenisti seina konstruktsioon. No, kliendile otsustamise andmine, see on võib-olla natukene riskantne, tema teinekord otsustab, et rahakoti ei kanna ja teeme nii ja pärast tekivad probleemid, et kui tihti tuleb sellist asja ette, et tahetakse lihtsamalt ja pärast hakkavad probleemid tekkima. Just selle, võtame soojustuse praegu. No, tuleb ette ikkagi, aga siis saaks klientidega läbi rääkida, et soovitada just see, et soojustuspaksus oleks õige, kui me räägime siin klassikplokkidest. Ja ekotermi puhul meil põhimõtteliselt soojustust vaja ei ole pannagi. Nii 375 puhul kui 500 ploki puhul. Sa tõid ühe tegelikult väga olulise minu meelest sõna sisse, soojustuspaksus. Mis seal seina sees võib nüüd juhtuda, kui on ühel juhul on õhem soojustus, teisel juhul on paksem soojustus? Mikk, ma annan sulle. Jaa, et kõigepealt ma tahaks seda öelda, et nii-öelda esimesed aastad, kui seda plokki sai paigaldada, siis seda Ecoterm seeriat veel ei olnudki. Rõõm on olnud olla kõrval, kuidas toote areng on toimunud. Mida rohkem erinevaid kihte seinas ja ütleme siis põhikonstruktsioon pluss siis soojustus, siis
üks oht, mis seal tekkida saab, on nii-öelda kastepunkt, kuhu hakkab siis niiskus kondenseeruma. Et ühekihiline müür või müüritis on alati kindlasti riskivabam ja seal ei ole selliseid peidetud, varjatuid vigu kindlasti, et kõik on näha. Jah, kuulajatel, vaatajatel võib-olla lahti selgitamises ka, kuidas see niiskus sinna seina sisse saab, sest ma tean üldlevinud arvamust, et väljas vihma sajab, küll ta sealt tuleb. Mehed, kes võtab selle koha pealt sõna, kus see niiskus seina sisse saab? No, üldiselt võib-olla selle niiskusega kõige selline riskantsem on just hoone selline peale valmimist siis esimesed aastad, kus on nii plokkides olev tootmisniiskus kui siis ka monteerimiskäigus sinna lisanduv niiskus, mis tuleb siis ilmastikust, liimist ja nii edasi. Et nii see niiskus sinna müüritise sisse saab. Ehk siis olmeniiskus, igapäevasest elust tulenev õhuniiskus, mis läbi seina siis tahab välja pääseda, aga jääb siis kuhugi kihti pidama. Jah, Miku sõnad olid siin sellise igapäevaeluga ilmselt paigas, et tegelikult praegu talvisel ajal soe õhk sisaldab ju rohkem niiskust kui õues ja see kõik läbi seina sinna väljaspoole kipub ja edasi läheb seal asi keeruliseks, kuni ta moodustab tilgad. Nüüd selle soojustuse paksusega siis, et sa mainisid seda, et kui on õige soojustuspaksus, aga kui me paneme natukene vähem, mis siis juhtub? Kui me paneme näiteks 5 sentimeetrit vahtpolistireeni paurokki seina peale? Toimubki niiskuse kondenseerumine siis ploki ja soojustuskihi vahepeale, kus ta võib tekitada siis talvisel ajal näiteks külmakahjustused plokile, mis omakorda võib siis soojustuskihi näiteks ka ploki küljest lahti lüüa. No see on väga karm. See tähendab, et kastepunkt meil liigub seina sisse, eks ole? Nii. Kuidas teda nüüd välja liigutada, et ta seal seina sees ei oleks? Mikk? Võimalus on see, et soojustuskiht peab olema nii-öelda õige paksusega ehk piisavalt paks, et see kastepunkt tegelikult ei jõuagi plokini. Et ta ei ole ploki sees, vaid ta nihkub ploki sees välja sinna kuskile soojustuse sisse või soojustuse piiri peale. Kui sein meil nüüd läheb tänu sellele kastepunktile niiskemaks, siis tegelikult ploki soojusisolatsiooni omadused, need ju ka langevad. Mõneks ajaks, aga nad langevad, jah. Jah, kindlasti, kui on plokk niiskem, siis seda halvem on ka soojusisolatsioon, selle ploki soojusisolatsiooni muutuvad materjali omadused. Mida te mehed nüüd ütlete, kui palju on paras ja see õige soojustuskiht plokkseina peal? See oleneb muidugi natukene võib-olla sellest plokkseinast ka lisaks sellele, et ka plokkseina paksusest, et kui paksu kihti nüüd panna. Võtaks konkreetne näide. Aga üldlevinud selline 200 millimeetrine plokkmüüritis ikkagi see soojustuskihi paksus võiks seal olla alates 100 millimeetrit, pigem juba selline 150-200 millimeetrit. Kui rääkida nüüd klassikplokist ja sinna panna peale vill, siis on riskid kaotatud sellega, et meil tekib see kastepunkt seal kivi sees pinnal. Et see on nagu kõige parem lahendus, riskivabam. No, see on siis niiskust liikumine on vabam ja ta saab nagu piiridest välja minna. Hingab välja. Jah. Vahel on selliseid, ütleme, abijoonete näol, kus võib-olla ehituskvaliteet ei ole nii hea olnud ja lõpuks klient soovib sinna ikkagi tuuletõket või midagi peale panna, et siis alati on eelistatum variant panna sinna tuuletõkke vill, mitte panna 2 sentimeetrit sinna epsi peale. Kui me räägime nüüd nii-öelda massiivplokis seinast, et selle puhul soojustus peale ei lähe, võtame selle ehitamise ehitustempo nüüd ja ka ehitusmaksumuse, et mis variandid siin meil tekivad? Ecoderm seina puhul saame rääkida töökiirusest, et on konkreetselt plokk paigas, sein valmis, et ei ole vaja nagu töö soojustamise peale aega raisata, tööetappe vähendada
tööetappe vähendada sellega. No kõik protsessid, et selles mõttes ongi nagu õigesti siin öeldi, et kui on plokk paigas, on sein valmis, see lõik on valmis, jääb ära igasugune lisamaterjalide ostmine, transport, paigaldamiskulud, jäätmekäitluskulud, tegelikult see on nagu väga-väga suur osa kogu seina ruutmeetri maksumusest. Et selles mõttes, kui Ecoterm-seeria välja tuli, siis ma arvan, nii ehitajale kui kliendile läks kõik lihtsamaks. Me tegelikult, mehed, korra nii riivamisi ja nõrgalt puudutasime seda teemat ka, et millega soojustada. Et tuleme selle juurde natukene rohkem tagasi. Et mis variandid siis õhus on, millega üldse tavaliselt soojustatakse? Eks enamasti kasutatakse võib-olla villa, epsi ja tänapäeval siis igasugused purrid, pirrid täpselt samamoodi, et võib-olla rohkem tasub rääkida siis villaga soojustamisest, kus ei teki nii-öelda nõrkkohti niiskuse liikumise koha pealt. Ja epsiga siis on võimalik soojustada, aga see soojustuskiht peab olema piisav, et külm ei jõuaks siis soojustuskihist läbi. Sa oled igapäevaselt platsi peal. Mis materjal kõige rohkem läbi käib? Soojustusmaterjali puhul ikkagi vill, krohvivill. Kuidas minu teadmiste ja minu nägemise järgi villa ja polüstireeni krohvimine, epsi krohvimisel on väike tehnoloogiline vahe ka, et kas ikka professionaalid, kes on keskendunud ütleme sellele, kas neid professionaali kõigepealt on villakrohvijaid ja kuidas see töökvaliteet jääb? Kindlasti on olemas omala spetsialistid ja seal ma arvan, et ei ole vahet, kas on nüüd epsi peale krohvimine või villa peale, nii et kui inimene tunneb seda tööd, mida ta teeb, siis see lõpptulemus on kvaliteetne ja hea. Kuidas sul on meeskonnas ühed samad mehed, kes laovad, neid panevad ka villa peale ja krohvi otsa? Ei ole nii. Ikka müürimees on müürimees, fassaadimees on fassaadimees. Nii, siis saime ühe väga hea märksõna, ma haaran sellest hiljem kinni. Mis koolis poistele õpetatakse? Panevad epsi või villa või jätavad üldse tegemata? Eks me räägi neile kõikidest erinevates variantides ikkagi. Et minu arust number 1 on üldse see, et me kasutame Bauroki blokke oma õppetöös. Et nagu minu elu näitas, et tegelikult juba siis enamus eramuid ikkagi laati Bauroki blokkidest ja mitte ainult see, mida meie konkreetselt tegime, vaid üldse selles arenduspiirkonnas näiteks. Et ilma selle ploki ladumisoskust, et müürsepal nagu ühte kätte ei ole, ma võin öelda. Et ma omakorda veel siin tulles eelmise teema juurde tagasi korraks viskaks veel ühe siukse vimka õhku, et üks asi see ruutmeetrid majas, et mis seina kasutada, aga peab arvestama kindlasti ka abikaasasid ehk siis naisterahvaid, kellele maja ehitatakse, sest väga tihti olid nende soovid just need, et saaks aknalaua peal raamatut lugeda, mis tähendas seda, et sein pidi olema piisavalt paks, et aknalaud sinna lai panna. Pluss veel valguse teema ka juurde, et kus on aken ja kui palju ja kuidas ta hakkab valgust läbi laskma, et seal on neid nüansse nii palju. See oli küll tegelikult mul kergelt kerkis kivi südamele, ma mõtlesin, kui on hoone sisemise põranda pinna ruutmeetrid ja abikaasa kavariidid, need tuleb kokku panna. Täna jumal, see läks natukene mööda ja väga heas suunas, et tõepoolest see aknalaual piisavalt ruumi lilledele ja ka raamatu lugemisele. Aga üks asi, mul on üks joonis siin laua peal praegu veel ka ees nüüd igapäevatöös. Kui palju aitavad kaasa need, et need sõlmejoonised on, ma mõtlen, ehitajale aitavad kaasa, Baurokile need sõlmejoonised on olemas? Kusjuures väga palju, sest Bauroki kodulehe peal on täiesti kõik ilusti sõlmed välja joonistatud, mis aitavad, lihtsustavad. Võib-olla omalt poolt lisan, et lisaks ehitajale kindlasti aitavad need sõlmjoonised ka projekteerijaid, erakliente,
juba eelnimetatud ehitajaid, et absoluutselt kõiki, et tegelikult omalt poolt me oleme töötanud välja sõlmlahendused, mis on läbi töötatud ja reaalses elus ka töötavad. Et kindlasti on kõikidele neist omanikel on hea järelevalvet pidada. Ja, et ütleme nii, et kui ehitad maja, siis on olemas ju tegelikult juba projekt, millest lähtuda, aga kui ei ole konstruktiivset osa sinna juurde inimene, no ütleme nii, et üsna tihti eramuturul juhtub, siis kõik vaidluskohad siis on joonis lahti või kõne Baurocki ja see asi saab lahendatud, et paar aastat tagasi nii-öelda sai laduda veel viimane 500-sest ekotermist maja ja ise vaatasin isiklikult nurgaseotisi sealt, et pidi meelde tuletama. Loomulikult nad joonised ei asenda konstruktiivset joonist. Seda loomulikult, me seda ei propageeri, projekt on ikka kõige alus, aga nagu Mikk mainis, elu on elu ja tihtipeale juhtub sellist nii-öelda ütleme, ilma konstruktiivse joonised tegemist ilmselt tuleb ka ette. Kuna minagi teenin igapäevast leiba ehitusõpetajana ja ka ehitusliku informatsiooni inimestena viijana, siis üks minu selliseid soovunelmaid on, et meil on asjatundlikud, haritud ehitajad, müürimehed platsi peal. Mehed, on teil kogemust, kui palju, üks asi on töödejuht, aga teine asi, kui palju müürimees ka võtab telefoni lahti ja vaatab sealt? Nii. Mida aeg edasi, seda rohkem. Aga diplomaatide sa muigasid natuke kahtlevalt, et... Mitte eriti, ütleme niimoodi. Mitte eriti ei vaata. Mitte enam eriti ei vaata, jah. Ei, ma ei näe vajadust. Nendel asi käpas ja asjas. Seda on jah tehtud. Kas õpilast on võimalik suunata selle peale, et nad nüüd jätad ise midagi ütlemata, et las harju vaatama? No ja see informatsiooni otsimise oskus peab olema kindlasti olemas, aga siis võib juhtuda see, et nädal aega nad otsivad, eks, et tundide arv on piiratud, siis peab natukene ikkagi suunama. Natukene suunama, aga igal juhul ilmselt asjal on mõte tugevalt sees ja ma tulen jälle nüüd taas selle joonise juurde, mis meil siin laua peal on. Vist üks väga oluline sõlm, kuidas seonduvad põrand, välissein ja vundamendi osa, et mida see siin nüüd arvestab ja kui me natuke teistmoodi teeme, ütleme, põrand ja vundamendi tasandile, millega me siis riskime. Praegu on ta ikkagi põranda tasandil või see seina sees juba nii. Ja, et põranda tõstmine siis ploki ringi sisse kindlasti mõjutab siis selle põrandast eralduva sooja kadu, sellepärast, et kui see põrand oleks täpselt vundamendiga tasa, siis järelikult põrandaliistu taga on esimene segu rea peal plokk ja põrandaliistu tagune on härmaseks, et pool naljaga, aga nii ta on, et seda sai esimest korda teha ka juba 2005 tegelikult kliendi enda mõjutustel tegelikult, et kuna ta tuli ja ütleme Saksamaalt ja need ideed tulid sealt ja siis nii edasi see kujunes just. Aga nii, et sisuliselt oli selline olukord, kus olid nende põrandaliistel järmas, jah? Ei, sinna me ei jõudnudki, sest põrand tõsteti kohe ikkagi Baurocki ploki ringi keskele või sinna ringi sisse. Inimeste soovid on erilised, mul tekkis selline patune mõte, et aga laseme alla poole, me võime tegelikult täiesti külmkapi pealt kokku, salatikarbid võivad lihtsalt seina ääres, kui reas alla võtta rahulikult. Sügav küll. Aga... Teine asi võib-olla selle sõlme juurde tagasi tulles natukene laiemalt ülesse poole välja minnes, et teine probleemi koht, mis sellega laheneb, on standarduste siis silluse tugipind, et kui plokk on ise 200 mm kõrge, siis 10 reaga 2 meetrit ja 11 reaga 2,20, kui juba põrand on tõstetud 10 cm kõrgemale, siis tulebki täpselt see standardukse ülemine äär tuleb 20 peale ilusti. Nii. Väga huvitava teema tõstetasid üles, põikame vahepeal ka selle peale. On loogiline, et projekteerijad peavad ploki moodulmõõdust kinni. Kas see on ka igapäevaselt nii? Igapäevaselt, nüüd juba rohkem, ütleme niimoodi. Kui palju me
nii-öelda, kui palju kaotab konstruktsioon, kui projekteerija on nihutanud aknasilluse, uksesilluse mingi X koha peale plokimooduli suhtes ja me peame sinna ploki alla mingi tükikesi lõikama. No eks kõik on võimalik, selles suhtes saab seda akent panna ükskõik kuhu kohta ja vastavalt sellele, mismoodi see projekteerija ta sinna müüritisse on joonistanud. Võib-olla on selline mugavusasi ja samamoodi ka armeerimisasi, et ilusti silluse tugipinnad saaks armeeritud ja avade alused saaksid ka ilusti armeeritud. Et tihti peale just sellega, kus on akende uste kõrgused siis ära muudetud, et siis tuleb lihtsalt tööd juurde, et tuleb siis ava alla liimida osad plokitükid juurde või siis silluse alla liimida plokitükid juurde. Nõustun Karliga ka just, et selle koha pealt, et tööd tuleb juurde, ehk siis müürimehel on palju rohkem tööd, kõiksugused vaheread silluste alla, silluste peale või akna avade alla liimimised, lõikamised, see on kõik töö. Aga vundamendi juures olime üldse, millest teha vundament? Betoonist ikka. Nii. Selles suhtes, et Eestis kasutatakse võib-olla nii plaatvundamenti kui lintvundamenti. Et plaatvundamendi puhul Eestis rohkem kasutatav on ühekihiline vundament, mis tekitabki selle võib-olla nõrkkoha siis vundamendi ja ploki ühenduskohta. Et selline hästi hea kindel lahendus on siis mitmekihiline lintvundament, mida hästi palju just meie 375 ja 500 plokk või plokkide puhul siis kasutatakse. Et pigem jah, lintvundament. Pigem lintvundament, jah, sa mainisid küll betooni, siin antud juhul on tegemist siis keramsiitplokiga ehk rahvakeeli Vibo. Selles suhtes on see betoon või betoonplokist välimine kiht mõistlikum teha, et see ei vaja hiljem täiendavalt viimistlemist. Et keramsiitplokiga siis tuleb kas krohvida, betoon iseenesest ei vaja seda krohvimist, et kui sobib selline betoonpind, siis täiendavat sellist viimistlemist ei vaja. Laad puhta puugina ja ongi sokkel olemas. Väga mõistlik koht kokkuhoiuks ja pole seda ka karta, et kuskilt 50 aasta pärast midagi maha pudiseb või midagi sellega juhtub. No, kui ma lahkan seda joonist natukene veel, siis siia on üks must triip vahele tehtud hüdroisolatsioon. Miks see on vajalik ja teisalt jälle niimoodi ehitajatega, kas ikka kõik ehitajad panevad selle musta kihi sinna vahele? Kindlasti on ta vajalik sinna vundamendi peale, et pinnasest tuleb niiskus, ei läheks plokki. Niiskus tõuseb siis kapillaarjõududega tõuseb üles poole. Just. Veel edasi, kui me natukene lahkame seda seina, siis üks asi oli, te ütlesite, jah, me olime kõik ühel meelel, õige paksusega soojustuskiht peab seal peal olema, aga väga palju tänapäeval pannakse rõhku ja mitte ilma asjata ka konstruktsiooni õhutihedusele. Kuidas nüüd sellest plokist seina õhutihedusega lood on? Materjal ise on õhutihe. Et müüritise õhutihedus juba sõltub sellest, mismoodi on müüritist laotud. Et kui sinna on pandud õigesti liim vahele ja on või siis otsasooned ka täidetud, siis on juba müüritise õhutihedus sellega tagatud. Juhul, kui tõmmatakse risti müüritist, tõmmatakse kammi jäljed, nii et tekivad läbi müüritise õhukanalid, siis loomulikult õhutihedus tagatud ei ole. Nii, siit oligi järgmine küsimus just nendele inimestele, kes võib-olla praegu vaatavad ka meie saadet ja näevad pilti Baurock plokis, seal on otsas on mingid sooned sees. Mille jaoks need on üldse? Tooted meil on muidugi 2 erinevat kuju. Ühed on siis sirgete otspindadega, teised on siis selliste soontega. Et tooted, millel on sooned otsas, seal tuleb need sooned liimi täis valada ja mõte ongi see, et tekikski müüritise õhutihedus siis. Samamoodi siis võib-olla sellisest horisontaalpuugist rääkides, et me oleme omalt poolt välja töötanud liimikelgu, millega on kõikidel väga lihtne jälgida, et oleks müüri ladumisel kvaliteet hea. Et see liim läheks sinna õiges paksuses ja et ei tekiks selliseid kohti, kus oleks nii-öelda kammi jälg siis risti müüritist tõmmatud.
ma kujutan ette, et siis hommikul töid jaotades meeste vahel, kes mida teeb, siis öeldakse, et sina lapid blokke, sina kelgutad täna ja siis keegi veel vaatab kuidagi moodi. Keegi käib veel kastekannuga ja valab liimi ka. Nii, kuidagi see väga huvitav müüriladumispilt, aga teisisõnu ma tahaksin nagu kokku võtta siis seda, et sa küll väitsid, et sein saab täpselt nii õhutihe kui osav on meister, aga samas on Baurok tootjana ära teinud siis ka selle, et ikkagi garanteerida kvaliteetne lõpp tulemas. Ma mõtlen selle soone näol just, et see tuleb täis valada ja... Ja, et ma tahtsingi öelda, et plokk ise ongi väga hea ja see nii horisontaal kui vertikaalvuuk on viidud miinimumile ja see on nüüd see võimalus kliendil näiteks see ehitusaegne niis, kus et välja kuivaks, tal on võimalus tegelikult minna sinna majja juba elama, sisetööd on tehtud, söövad hommikusöögis või hommikulauast joovad kohvi, eks, ja maja on välja ja just, ja välissein on viimistlemata ja tihtipeale kui keegi kuskil vaatab, et autod on pargitud ja elu käib, aga miks on siis majal välisviimistus tegemata, siis see ongi teadlik otsus just, et see ehitusaegne suurem niiskus välja kuivaks ja siis minnakse alles selle kallale. Aga elada juba saab, et see plokk on niivõrd nii-öelda sooja ja tuulekindel siis. Eks? No, tegelikult mina ütleks selle peale, et ei ole siin maailmas mitte midagi uut. Täpselt sama reegel kehtis palkmaja kohta. 4-5 aastat las tuuldub ja siis lööme voodile peale ja maja saab ilusaks. Et sellega on asjad korras, aga ehitusel juhtub nii mõndagi, see on huvitav pealkiri. Milliseid vigu tehakse? Mida ette tuleb üldse? No, Karl just mainis, et tegelikult oleme ise ka näinud, kus laotakse seda plokki siis tõmmates kulbi või kammiga need liimisooned risti plokki, ehk siis tegelikult need vuugid paistavad läbi. Lisaks on, mis ma ise olen näinud, on see, et ei suudeta, kus tehakse see suur viga, on see esimese rea paika panek. See on nagu üli kriitiline ja edasi see elu nagu on lihtsam, aga kui seda ei ole tehtud korralikult, seal on kiiresti toimetatud ja ta on mõõtudest ja kõrgustest väljas, siis olen näinud, kui terve sein on topitud puukiile täis ja vahutatud vahet kinni ja imeasju ühesõnaga, et tehnoloogiliselt valesti laotud lihtsalt, et päästa seda, mis alguses jäi tegemata. No selle ploki puhul ilmselt päästa on tegelikult suhteliselt lihtne. Ma oma nii-öelda õpipoisi perioodist hulk aastaid tagasi eelmisest sajandisse läheb see otsi kõvasti. Mäletan, kui see oli kõige suurem narrutamine, poiss mine too müüri öövel. Tänapäeval see ei ole nali enam. See on tõsine asi. Lähed ja tood ja lükkad müüri sergeks. Üks tööriistadest. See on üks tööriistadest. Kuidas on? Tean olukorda, kus mehi ei õnnestunudki liimikilbiga või liimiga laduma panna. Ikka sentvuuki ja sentvuuki. See vist taandub selle peale, et igal müürikivil peab olema, ma mõtlen, müüritise plokkide liigil peaks olema omad meistrid. Seal tulebki nagu 2 erinevat nüanssi, et ühed on nüüd soojapidavad Ecoterm Plus plokid, kus tuleb ka vuugis või ütleme see liimvuuk on viidud siis minimaalsele paksusele ja plokkide olemus on selline, et seal vuukides oleks tagatud ka soojapidavus. Ehk et siis horisontaalvuugis jätab liimikelk, jätab juba sinna õhk vahe, et ei tekiks sinna külmasilda. Ja vertikaalvuugis siis tulebki valada täis ainult sooned, et see on ka selline asi, mida oleme võib-olla samamoodi näinud korduvalt, et müürimehe liigne agarus on natukene ogaruseine, et tõmmatakse ka liimikulbiga plokkide otspinnad kokku ja siis hiljem valatakse veel sooned täis, et selline asi, mida tegelikult tegema ei peaks, et nii tekibki külmasild siis. Et piisab sellest, kui valatakse ainult sooned täis ja on tagatud müüri õhutihedus ja soojapidavus. Sellistel soojustatavatel seintel võib täiesti plokki laduda müürimördiga, et täpselt nii nagu
30 aastat tagasi seda tehti, võib ka poorbetoonblokke laduda müürimärdile, et lihtsalt see vuuk jääb külmem ja ta eeldab seda, et see soojustatakse. Siseseintel see asi jälle nii oluline ei ole ja on võimalik tõesti tavalise müürimärdiga seda seina laduda. Kui see mõjub töökiirusele, sest aeg on raha? No mina isiklikult ütlen seda, et sellest plokist maja laduda lausa lust. Esiteks on see, et ühe ämbritäie liimiga paigaldad sa päris palju blokke versus siis seguga paigaldatavad plokid, kus iga natukese aja tagant lähed jälle masina juurde ja võtad ämbri täiseks. Teine asi on see, et kõrguspiiranguid ei ole, et see laad palju jõuad, et kõik kuivab, taheneb nii kiiresti. Teine asi, plokkide töödeldavus, ülikerge. Kui kasutada veel elektrilisi abivahendeid nagu lintsaed ja freesid, siis seda lihtsam see kõik on. Veel üks asi, plokid on ülitäpsed ja ma arvan, et see esimene küsimus, et kas peaks olema eraldi spetsialist, siis ma arvan, et ei pea, et kui müüri ladumise põhialused on selged, tuleb natukene juurde õppida ja tuld, muud midagi. Tänapäeval on majade puhul hästi palju projekteeritakse, et on suhteliselt suured avad, see peaaegu klaasseinad, see tähendab seda, et nende suurte avade silluste alused on väga tugevalt koormatud. Kas tuleb kasutada mingisugust teistsuguse tugevusega plokki siin? Tegelikult ei ole vaja, lihtsalt tuleb teha õige armeering. Armeeringuks silluste alla kasutame tavaliselt 8 mm armatuuri, 900 mm pikk ja täisliim kindlasti läheb silluse alla. Et kui need on tehtud õigesti, siis saame kuni 5500 avasid sillata kiiresti, mis annab ehitusprotsessile suure kiiruse jällegi, et ei vaja spetsiaalraketisi valamiseks midagi. Kui palju üldse armeeritakse? Rusikareegel on olemas. Rusikareegel meil täitsa ilusti kodulehel ka väljas, et mismoodi müüritist üleüldse, kui tihedalt armeerida, et esimene rida ja siis iga 4. rida ja lisaks siis tuleks armeerida avaalused kui siis ka silluste tugipindade alused. Millega armeerida? Kui me laome kõhuks vuugiga, siis 10 raud sinna sisse ei mahu. Valik on läinud järjest suuremaks. Valik on läinud järjest suuremaks, et meie tootevalikus on Murfur Compact, mis on selline 30-meetrine rull, mis uputatakse liimvuuki ja vuuk jääb endiselt selline 2 mm. On alternatiiv ka kasutada 8 mm terasarmatuuri. See jällegi näeb ette seda, et tuleb kive hakata freesima ja tuleb need soonet siis sinna müüritisse tekitada juba freesimise teel. Ma olen veendunud süsteemse ehituse poolde ja see tähendab, et minu meelest maja kui ehitatakse peab olema sarnaste omadustega materjalist, et lapitekid on rohkem naiste käsitöö teema. Mida te ütlete? Kas võtta kätte, kui ehitada Baurock-plokist maja, siis välisseinad, vaheseinad, kõik, mis võimalik, tuleb ikkagi ühest materjalist või hakkame kombineerima sinna midagi sekka? Minu arvamus on see, et võimalikult palju kasutada siis ühte materjali, mis ma tahtsingi öelda, et tihtipeale juhtus nii, et maja ehitati küll Baurockist, aga projekteerija oli ette näinud majale täis betoonvöö koos silluste valamisega, mis oluliselt siis maja soojapidavust kahandas, et oli juhtumeid, kus klient sai ümber veenda, et kasutame ikkagi neid Baurocki silluseid, nad võivad võib-olla võrreldes betoonsillusega, mis on valmis, on hinnavahe, aga kui me võtame selle töö, selle raketise tegemise, pumbad, betoneerimine, armeerimine, et siis ei ole, pluss see, et lõpptulemus kindlasti on parem, kui on kõik õiged materjalid kasutusel. Karl, Baurock on täissüsteemne, ma ütlen sellepärast, et kui midagi väga erilist välja ei mõelda, siis on võimalik ju tegelikult kõik lahendused ühe materjali baasil välja ehitada. Jaa, absoluutselt. Et esimesest plokist kuni katuslaeni välja, et kõik tooted meil sinna olemas on nii tavaliste plokkide kui armeeritud toodete näol, sest nii plokid, sillused, laepaneelid, trepiastme toorikud, et
kõik tootevalikus olemas. Sa nagu näitad käega märku midagi. Jah, trepielemendid just väga hea, et kõik absoluutselt on võimalik saada. Trepielemendid? Eramustes täitsa selline kasutatavad jämera projektides just eriti võib-olla sellised igapäevasemad tooted, mida kasutatakse, et vajavad küll hilisemat viimistlust, kas siis juba plaatimist või eraldi parketid sealt peale, aga jah, sellised trepitoorikud meil on boorbetoonist olemas. See on lihtsalt suurepärane. Karl, sa tõid sisse ühe märksõna, millest tingimata tuleb rääkida. See oli vahelaed ja katuslaed, aga paraku see on meie järgmise saate teema. Nii et täna rääkisime plokkseinte ladumisest, plokkidest, arutasime soojustatud välisseinu, ühekihilisi ja lisasoojustusega välisseinu, nii et mingis osas me oleme selle müüritöö läbi käinud ja järgmisel korral siis kohtume ning vähemalt ühtedeks teemadeks on ukse- ja aknavade ehitamine, vahelagede ja katuslagede ehitamine ja kindlasti pikime sinna midagi muud ja põnevat ka juurde.